kõige tähtsam moment sissemineku juures on see, et süst peab alati tasakaalus olema. Ja teine asi, et oleks kuskil aer panna, siis aeru hoia lihtsalt käes. Aga selleks, et süst tasakaalus püsiks, siis sisseminek on kõige lihtsam niimoodi, et astud süstast üle ja jääd siia keset süsta niimoodi istuma ja kohe lasedki ennast istmele niimoodi, et jalad tõusevad vee pinnale, et saad nad mudast, liivast, vetikatest puhtaks raputada ja siis tõstad alles jalad sisse. Ja järgmine ongi põlle pealepanek. Paljud arvavad, et põlle pealepaneku ajaks tuleb ka aer kuskile rihmade vahele või kuskile kummide või nööride vahele panna. Et tegelikult ei ole vaja. Aer võib olla kogu aeg siin käes või siin enda ees, ka põlle pealepaneku ajal. Valmis olemegi. Üks asi, mida väljatulekul paljud teevad, on see, et nad võtavad oma aeru ja viskavad kaldale. Tänapäeval lähevad asjad nii peeneks tehnoloogiaks ja nii kalliteks, et selliseid aerusid ma ei viska mitte ühegi kalda peale. Ja väljatulek on niimoodi, et pärast põlle lahtivõtmist võtab kõigepealt jalad kahele poole välja ja siis tõusebki püsti. Astub üle kajaki ja ongi kõik väga ilus. Mina kasutan veel seda nippi, et kui ma ei taha, et põll mu ette rippuma jääb ja seal kuidagi jalgadega väljatulekut segaks, siis ma võtan ka hammastega siit kinni lihtsalt. Aga muu on samamoodi. Niimoodi. Turvaline väljumine kajakist. Ja aer on käes, kajak on püsti, kõik on õnnelikud ja terved.